Tervist! Täna on mul hea meel Objektiivi stuudios tervitada mehi Saaremaalt, Kristjan Moora ja Anti Kukkela. Tere! Tere! Ja täna räägime eelkõige Saaremaa volikogu valimistest ja räägime kohalikust poliitikast, aga jõuame tegelikult ikkagi üleriigilistele poliitika ja poliitikaelu küsimuste tasanditele samuti. Loomulikult, miks ma teid siia olen kutsunud, on see, et Saaremaa on üks väga oluline vald, mis puudutab just nimelt nagu kohalikku poliitikat seoses tuulikutega. Et need ei ole need tuulikud, mida te kuskil kommipaki või õllepudeli peal näete, vaid need on tuuleturbiinid, mis reostaksid ära ainulaadse Saaremaa merekeskkonna, mida riik üle Eesti nagu nüüd praegu siis plaanib teha, ka Liivi lahte ja paigutada need tuulikud. Ja tegelikult valla volikogu valimised ja Saaremaa volikogul on tegelikult tohutult oluline nagu otsus selles küsimuses, et kas need tuulikud sinna tulevad või mitte. Et ma arvan, et see on nagu äärmiselt oluline nagu kõikidel inimestel, kõikidel saarlastel saada aru, et kuivõrd olulised need valimised on, kui te tahate, et Saaremaa ei oleks mingisugune tohutu nagu tuuleturbiinide park, vaid ikkagi kaunis ilus Saaremaa. Et selles mõttes on hea meel teid siin näha ja nendel teemadel rääkida. Ja mis need Saaremaa nagu peamised probleemid teie arvates praegu üldse on? Kas ongi see tuuleturbiinide temaatika või? No selle tuugenite vastu enesekaitse ja saarlaste siis ühise tahteavalduse saavutamisega oleme siin viimasel ajal tegelenud ja EKRE seisukohad on ju selle aasta jooksul kujunenud tuugenite vastu terves Eestis, sest et info selle kohta, mis nende tuugenitega kaasneb, paraku nende arendajate poolt esitatud ei olnud või esitati seda valesti. Ja kõige lihtsam ja selgem teadmine on selles, et need on kõik võõrastes huvides. Need tahetakse Saaremaale teha selleks, et toota elektrit kellelegi teisele ja keegi teine saab sellest kasu ja meile jääb siis see tuugenite mühin ja rikutud loodus ja me peame seal keskkonnas edasi suutma elada. Ja meie selline põline ütleme siis atraktiivsus on ju see, et just seda looduskeskkonna tullakse vaatama. Turism on meile oluline sissetuleku allikas ja kui nüüd väidetakse, et siis hakkavad tulema tuugeni turistid, no vabandage, see on kõige suurem vale, mida saab üldse öelda selle pärast, et neid tuugeneid on Euroopas paljudes kohtades, aga need keegi seal eraldi siis rõõmsalt vaatamas käiks. Ei ole kuskil juhtunud. Igal pool, kus need on tehtud, on inimesed õnnetud. Vähesed erandid on siis Taanis ja mõnel pool mujal, kus siis kohalik talumees teenib sellest tuugenist koostöös kohaliku omavalitsusega kõige rohkem, kellele see tuugen on maja kõige lähemal. Seal on tegemist sellist virtsu tüüpi madalate ja ütleme siis tõepoolest selliste tuugenitega, mille mõju ei ole siis nii suur tervele piirkonnale. Aga ikkagi ka need talumehed on enamuses oma talust ära kolinud ja kasutavad seda tuugenite lähele jäänud maaomandit teenimisallikana, aga elavad juba kuskil mujal. Me ei taha seda, et saarlased koliksid kuhugi mujale. Me elame ja kandideerime valimistel selleks, et me võtame siis näiteks meie loosungi, et loome Saaremaast Eesti kõige peresõbralikuma ja väärikama maakonna. Tuugenitest vabanemine on üks või selle ärahoidmine on üks võimalus, mida me siis palume ka valijatel valimiskastide juurest otsustada, sest tõesti tänased võimukoalitsiooni liikmed on selgelt ära ostetud ja on selle idee teenistuses, aga paraku siis võõraste ärihuvide teenistuses, mitte kohaliku rahva huvide. Anti. Ja, ma lisaks Kristjani sõnadele juurde siia, et selline, ütleme siis saarlaste tahteavaldus on siin juba, ütleme, teostunud või proovitud läbi viia nii kohalikul tasandil kui ka riiklikul tasandil, et kohalikul tasandil rahvaalgatusena ja Kristjan Moora siis Saaremaa vallavolikogu liikmena on püüdnud viia siis seda rahvaalgatust, mis nõudis siis 330 kilovoldiste kõrgepingeliinide
ja meretuuleparkide arenduse peatamist või siis seda, et Saaremaa vallavolikogu võtaks vastu otsused, mis siis annaks sõnumi riiklikul tasandil, et saarlased seda ei soovi vallavolikogusse viia, et see eelnõuna seda ei võetud käsitlusele põhjendusega, et tegemist on siis eriplaneeringuga ja vallavolikogul puudub pädevus ja samuti olime me osalised siis, ütleme, tuulearenduse viimisel või selle varjukülgede väljatoomisel ja selle eelnõu viimisega Riigikogusse. Riigikogus hääletati see eelnõu samamoodi maha, eks ole, ja need varjuküljed toodi siis hiljem välja ka EKRE poolt korraldatud riiklikult oluliste küsimuste arutelu päeval. Ja nende näidetega saame me öelda ka seda, et valides EKRE-t, et meie sõnade taga on ka teod ja sõnad ja teod ei lähe lahku, et valides EKRE-t saate täpselt seda, mida EKRE lubab. Ja, tõepoolest, te ju mõlemad kandideerite EKRE ridades. Kristjan Moora on vallavanema kandidaat ja Anti Kukkela on siis abivallavanema kandidaat ja lisaks sellele doktorina, arstina oled sa ka veel tervise ja selle temaatika eest vastutav kandidaat, eks ju. Et mõlemad te tegelikult Objektiivi vaatajale olete juba teada-tuntud näod, et Antiga oleme siin rääkinud tervise teemadel vähemalt 2 saates ja plaanime seda teha muuseas ka veel tulevikus edasi. Ning Kristjan, sina oled samuti käinud mitmed korrad rääkimas Saaremaa põlisrahva õigustest. Ja tegelikult, kui rääkida nendest kandidaatidest, siis siin on nagu Objektiivi rahvale ka teisi mehi, kes on kindlasti teada tuntud. Üks neist on Veiko Vihuri Saaremaal. Nii et tegelikult nagu, kui vaadata seda Saaremaa vallavolikogu EKRE kandidaatide nimekirja, siis võiks öelda, et puhta Objektiivi mehed kõik. Aga tõepoolest, vaadates kogu seda nii-öelda EKRE programmi, siis see on küll ilus lause. Loome Saaremaast Eesti kõige peresõbralikuma ja väärikama maakonna. Te juba mainisid seda tegelikult, aga see on väga oluline nagu lause. Peresõbralikum, et tegelikult need kohaliku omavalitsuste valimise tulemusel otsustatakse ka see ära, et kas koolides hakatakse, ma ei tea, õpetama igasuguseid perverssusi ja muid asju. Et see on ka tegelikult paljuski ka omavalitsuste pädevuses. No me vormistasime selle siin meie programmis sellise lihtsa esimese punktina, et väärtustame meie inimesi. Toetame noori ja lastega peresid, säilitame kõik Saaremaa maakoolid, toetame ja lasteaiad, toetame noorte õpetajate tööle võtmist ning tagame, et laste õpetamine ja kasvatamine Saaremaa koolides ja lasteasutustes toimub lähtuvalt traditsioonilistest pereväärtustest ja meie põhiseadusest. Nii et see põhiseaduse järgimine on see, mida me teeme ja seda me üritame ka nendel valimistel kõiki meie valijaid üles kutsuda tulema valima valimispäeval, tulema kõigil valima pabersedelil. See on põhiseadusega ette nähtud kord ja e-valimisi siis teadupärast me ei usalda, kuna nad ei ole kontrollitavad ja me ei tea, mis teie e-häälega peale hakkab, et seda keegi siis ära ei varastaks. Tulge valige sedelil. See valimistulemus, mis pabersedelitel hääletatakse, tuleb ju eraldi esile ja me saame siis ka näha, keda siis rahvas tegelikult valib. Et me teame, et hiljem tulevad siis e-hääled järele, aga me saame neid vaidlustada, kui meie toetus pabersedelitel on juba piisav ja põhiseadusele vastav, mida see teine variant ei ole. Anti, sina oled ka tegelenud ju tegelikult haridusteemadega Saaremaal ka, et sa oled olnud Saaremaa, oled vist praegugi, kui ma ei eksi, Saaremaa gümnaasiumi hooldekogu liige. Ja, et nüüd olid just Saaremaa gümnaasiumis uued hoolekogu valimised ja mind valiti uuesti hoolekogusse ja seal ma tõin vanematele välja ka siis nagu väga olulise suuna, millega siis ma kavatsen jätkuvalt edasi tegeleda, on see sama laste vaimne tervis ja ekraaniaeg, eks ole, ekraaniaja mõju laste tervisele. Ja
ma võtaks siit võib-olla ka järgmise punkti, et Saaremaale, meie EKRE programmis, et Saaremaale oluliste otsuste tegemiseks korraldame elanike küsitlusi ning taastame rahvaalgatuse ja rahvahääletuse traditsiooni. Et vabandust, ma tõin enne paar näidet siit juba sellest, mida me oleme nüüd selle eelneva perioodi jooksul teinud. Vabandust. Ja me kavatseme seda traditsiooni ka jätkata edaspidi, eks ole, saades võimule, et Saaremaa eripära suure vallana on see, et kuna meil on siis need endiste valdade asemel moodustatud osavallakogud, millel on siis praegu küll nõuandev funktsioon, aga EKRE programmis on ka kirjas see, et tahame taastada osalise osavallakogude iseseisvuse ja oma eelarvega. Et selles mõttes anda tagasi endistele valdadele osaline otsustusõigus ja ka see, et rahva hääl tõeliselt kostuks ja teostuks, tuleks siis vaadata ka seda, et need rahva esindajad tõeliselt esindaks siis rahva tahet, kuna siin nüüd eelmiste valimiste tulemusel nii-öelda siis KOV valimisjääkidest kokku pandud osavallakogud on sageli olnud siis Saaremaa keskvõimu käepikendused ja nii-öelda tegutsenud kummitemplina, lihtsalt vormistanud Kuressaarest tulnud käsulaudasid, et neile meelepäraseid otsuseid. Ja see ei ole alati teeninud kohalike inimeste huve. See on huvitav, et Saaremaa, eks ju, mis enne koosnes, nagu me siin enne saadet rääkimsime, eks ju, 15 vallast, eks ju, et kus otsuseid tehti kohalikul tasandil ja nüüd on siis tekkinud ka sinna selline ikkagi keskvõimu moodustis, et Kuressaares asub Saaremaa ühe terve valla volikogu, eks ju, ja nii-öelda vallavalitsus ja siis seal tehakse need otsused nagu ära, et huvitav, et see tsentraliseerimine nagu jõuab igale poole ja võim pidevalt kogu aeg kaugeneb isegi ka nagu kõige nagu kohaliku omavalitsuste tasandil inimestest. No Saaremaa siis maakonna 15 vallast ja Kuressaare linnast, mis oli 16. Jäi alles siis 2 valda, Muhu vald ja Ruhnu vald, kuna nad olid eraldi saartel ja on praegu. Ja siis väga huvitav on võrrelda sellega, et meil on need elanike rahulolu küsitlused ja need näitavad, et Muhu saare elanikud on Eestis kõige õnnelikumad ja saarlased on kahjuks õnnetumate hulgas pärast seda sundliitmist. Et see on hea näide ja lasub õppust võtta. Muidu me muhulastega vahest aasime üksteist, aga põhimõtteliselt, kui nad on õnnelikud, et siis ju seda tasub järgida. Ja seda lihtsat printsiipi, et kohalikud otsused tuleb teha võimalikult madalal tasandil, kohalikul tasandil, siis see Saaremaa valla eripära, et see 2-tasandilisus. Üks on selline maa või maakondlik tasand, me eelistame siin nimetada maatasand, Saaremaa. Maakond on pisut halvustav nimetus tegelikult. Seal on õigused ära võetud. Kui me mäletame, maakondades olid küll maavanemad, aga nemad ei olnud mitte valitud meil eelmise struktuuris, vaid nad olid Siseministeeriumi poolt nimetatud kontrollorganid. Eks ole, me tahame ikka liikuda selles suunas, et kui on selline maatasandi omavalitsus nagu Saaremaa vald, et ta olekski 2-tasandiline, võrdlusena on meil Tallinna linn. Tallinna linnas on keskne volikogu ja on linnaosade volikogud. Need valitakse eraldi, neil on eraldi eelarved, meil on eraldi linnaosa valitsused ja otsuspädevus on ka täiesti piisav linnaosadel. Ja samal analoogial on võimalik ju siis KOKS-ist lähtuvalt ka seda Saaremaal teha. Nüüd probleem on selles, et vabadusi ja iseseisvust ei saa anda. See tuleb võtta. Ehk siis kui rahvas on võõrdunud iseseisvusest, nad ei ole veel jõudnud läbi mõelda, millistele küsimustele nad peaksid vastama, siis see nõuab aega. Me saame aru, et me ei saa anda osavaldadele otsustuspädevust, vaid osavallakogude valimised, mis toimuvad siis eraldi, toimuvad ilma e-valimisteta rahva tahtel. Pärast volikogu valimisi, kui mõnes osavallas otsustatakse valida endale osavallakogu, kes taotleb seda pädevust selgelt rahva tahtest lähtuvalt, siis saab seda neile ka Saaremaa vallavolikogu anda. Kui nad aga vastu on ja tahaksid seda tsentraliseerimist jätkata, siis ei saa keegi aidata. Nii et tegelikult me pakume rahvale võimalust iseseisvumiseks
kohaliku otsustustasandi viimiseks võimalikult madalale tasandile ja need maatasandi otsuseid ei peaks ju nagu väikestes asjades tegema. Sinna peaksid jääma suured ja strateegilised plaanid ja meil on ka need plaanid olemas, mida sellel tasandil teha, mis on seotud meie riigikaitsega ja me nüüd Saaremaa valla tasandilt vaadates ei ole sugugi ainult kohaliku elupoliitikud, ma olen ka EKRE juhatuse liige ja siit saatest lähme ka edasi Toompeale. Tegelikult me aitame erakonnal teha ka neid eelnõusid, mis on riigi tasandil vajalikud ja nüüd, kui Saaremaa vald on seni tänase võimukoalitsiooni juhtimisel käitunud sukse käsutäitjana ja võõrast isandate teenerina, siis me tahame küll muutuda selliseks iseseisvaks, kes ka esitab poliitilisi avaldusi, millega siis keskvõim peaks arvestama meie huvidest ja meie saarlaste huvidest lähtuvalt. Ja me kavatseme sellega siis ka valimiste järel kohe alustada. Tänases olukorras, kus me oleme opositsioonis, me saame teha ainult ettepanekuid ja kui me oleme vähemuses, need ettepanekud kahjuks ei võeta. Senine võimukoalitsioon ei ole meie ettepanekuid päevakorda võtnud. Ja sellepärast me kutsumegi inimesi üles valima EKRE kandidaatide poolt. Me kindlasti rahva tahtest lähtuvate eelnõudega volikokku tuleme. Anti. Ja, ma tooks ühe olulise aspektina välja veel sellise keskkonna tervise ja selle, et EKRE on väga selgelt võtnud seisukoha erinevalt teistest erakondadest, näiteks tuuleenergeetika osas, eks ole, et kus öeldakse, et ei tuuleenergeetikale pöörame tagasi kõik tuuleenergia arendamisega seotud otsused võimule pääsedes, eks ole. Ja Saaremaal me oleme samamoodi seda sõnumit kandnud ja see on vähe teadvustatud ja inimesteni ei ole seda teavet viidud, tähendab, et meie elukeskkonda on toodud väga palju uusi tehnoloogiaid, mille ütleme, norme ja piirväärtusi reguleerivad suurused ei ole sageli inimeste tervist kaitsvad ja mida me saame teha, eks ole, et saame ära kasutada, et kuna paljudes sellistes uute tehnoloogiate puhul puudub meie oma kodumaine teadusuuringud või siis ka, et kasutatakse rahvusvahelisi normatiive, et nüüd meil on suurepärane võimalus võtta kasutusele meie suurima liitlase Ameerika Ühendriikide uue valitsuse poolt koostatud selline maharaport, millest meil oli eelmine kord ka juttu, kus on põhitähelepanu pööratud välistele keskkonnateguritele, mis kahjustavad inimeste tervist ja seal on eriline rõhuasetus just laste tervise kaitsele, et arvestades siis Ameerika Ühendriikide praktiliselt Eesti mõistes piiramatut teadus- ja majanduspotentsiaali, saame meie ainult üle võtta nende tulemused ja Eesti oludesse siis kohandada nendepoolsed ettepanekud. Ja ma võin öelda ühe sellise olulise liikumise, mis on ka Euroopas leidnud algust, nagu Ameerikas on maha, eks ole, Make America Healthy Again, et teeme Ameerika jälle terveks, on Euroopas alustatud liikumisega MEHA, Make Europe Healthy Again, ehk teeme Euroopa jälle terveks, mis on saanud alguse Kesk-Euroopast, Austriast ja loodetavasti alustame me ka Eestis selle sama liikumisega. Eesmärk on ikkagi keskkonna tervise ja sellega inimeste rahva tervise parandamine. Ja nende kitsaskohtade väljatoomine ja sellise korporatiivse võimu murdmine ja rahvavõimu taastamine. No ja siin toome esile ka selle, et ega siis saarlased ei suhtle ainult vabariigi valitsusega. Et me oleme tegelikult rahvusvahelisel tasandil täiesti olemas. Suhtleme vabalt üle mere kõigi naabritega. Meil on seal kontaktid kõigi Läänemere äärsete riikidega ja me saame ju paremaid praktikaid valida ka oma kohaliku omavalitsuse lahendustesse, eks ole. Me ei pea nagu olema kinni selles, mis meil siin seadustesse on kirjutatud, ettepanekutes me ikkagi võrdleme ja valime parimaid praktikaid ja teeme neid ettepanekuid Šveitsini välja, kus siis
noh, ütleme, need rahvahääletuste ja me oleme rahva küsitluste traditsioon on väga pikaajaline. Seda sama teemat me oleme siin saates ka varem korranud, et me oleme nagu sihipäraselt sellel teel ja meil on ka liitlased, kes meid selles osas nõustavad. Et siin on juriidilised küsimused. Need juriidiliste küsimuste lahendamiseks on mujal maailmas juba hulk vaeva nähtud. Tegeme siis jalgrataste liiuta, et me oskame nii nagu nende Ameerika näidete varal kasutada neid ettepanekuid ja liitlaseid, kes meil on. Sest ilma liitlasteta ei saa ka EKRE hakkama. Ja meil ongi võib-olla üks oluline teema, et meil EKRE Saaremaal ei ole enam üksi. Meil on liitlased täiesti olemas ka kohaliku omavalitsuse valimiste tasandil. Ja selleks on siis Saaremaal on loodud valimisliit Saarlased. Nende flyer on siin näha ja nende esindajad on kõikidest Saaremaa põlistest kihelkondadest ja nemad ei ole siis erakondade liikmed. Neil ei ole ka plaani erakonnaks saada, aga see on üks huvitav algatus, mida me siis EKRE poolt oleme toetanud. Esiteks selleks, et meil oleks liitlane ja teiseks EKRE liikmed on meil ise ka kõik saarlased. Et lihtsalt me oleme erakonna liikmed, me saame aru, et kodanikena on riigi tasandil Eesti Riigikogus esindatud erakond väga oluline formaat. Ilma selleta me ei saa, põhiseaduse lähtuvalt on erakonnad meil vajalikud, aga kohaliku omavalitsuse tasandil valimisliidud on paraku enamikes Eesti kohalikes omavalitsustes täna sellised, kuhu siis on peitunud erinevad erakonna liikmed ja varjanud ennast sinna valimisliidu taha, aga selles valimisliidus saarlased tõepoolest ükski tänane võimuerakond ennast ei peida, need on kõik kohaliku kogukondade poolt valitud esindajad. Nii et me loodame, et neil on ka edu. Me loodame muidugi, et valijad valivad EKRE poolt, aga et nad märkavad siis ka neid algatusi, mis on tulnud selleks, et jääda. Ja nende hüüdlause on, et nüüd on aeg olla saarlased. Me järgime tegelikult seda ja me võime tuua, et meie selline EKRE hüüdlause oli meil ka eelmistel valimistel juba kirjas. See on see, et saarlased on Eesti iseseisvaim põlisrahvas ja loomulikult, kui meil selline liitlane on, siis me oleme tugevamad. Ja kindlasti, no siin see valimisliit saarlased ütleb ka, et meie saarel ja selle rannikul olgu välistatud kohalik elanike huve kahjustavad uuskolonialistlikud hiigeltööstusobjektid, viidates siis loomulikult kogu sellele tuuleenergeetika tööstusele, mis sinna plaanitakse. Nii et saarlased vähemalt on lubanud väga selgelt välja, et nad seisavad ka selle tuuleenergeetika tööstuse vastu. Ja seal taga on hulk kohaliku algatusega loodud, no ütleme siis kogukondlike organisatsioone, kihelkonna kogusid ja Saaremaa rannarahva selts, nii et nende selline organisatsiooniline tegevus on juba pikaajaline ja mul on hea meel, et nad nüüd kohaliku omavalitsuste valimistele tulid. Nii et ma loodan, et nad saavad hea tulemuse ja meil on tõesti siis kellega koos hakata koalitsioonilepingut tegema. Sellepärast, et me võime küll oma programmi siin tutvustada, kui me leiame kellegi, kellega meil on eesmärgid sarnased, siis on selle koalitsioonilepingu tegemine ju rõõm. Ja nende hulgas on ka hulk inimesi, kes võiksid vallas töötada, nii et väga hea võimalus. Aga siis on ju ka teised valimisliidud, nagu sa mainisid, Kristjan, et kuhu on siis peitunud väga erinevad inimesed. Näiteks sotsialistid ei ole välja tulnud üldse mingisuguse oma erakonnana, vaid nad on ära peitnud ennast Saaremaal valimisliitudesse. Ja kõige huvitavam vist on see, et see valimisliit on koosnenud nii sotsialistidest kui ka keskerakondlastest kui ka reformierakondlastest, et sellist ühtset ühispartei üksmeelt polegi tükk aega näinud ausalt öeldes. No seda näitas eelmistel valimistel saadud tulemus, kus siis enne valimisi oli sotsialistide või sotsiaaldemokraatide nii-öelda toetus küsitluste järgi üsna nullilähedane, aga valimisliidu taha peitudes ja inimesi kaasates siis õnnestus neil saada koos e-häältega võimule tulekuks vajalik arv toetushääli. Ja see sama näide, eks ole, nüüd on leidnud järgimist üle Eesti, eks ole, neid valimisliite on loodud mõnes kohas niimoodi, et 3 valimisliidus on võimuerakonna liikmed kobareti koos ja loodavad siis nagu mitme valimisliidu peale kokku selle võimu koalitsiooni moodustada. Aga palun vaadake ja nähke läbi, kes teil seal, mis nimekirjas on ja ärge siis laske ennast petta nendest loosungitest, vaid vaadake ikka neid inimesi, keda te valite. No Saaremaal on see eriti tähtis, et kui Saare valija nüüd seda läbi ei näe, siis ilmselt
võib ta järgmistel aastatel hakata nägema hoopis tükis tõepoolest seda tuugenite püstitamist sinna, et see on tõsine. No see plaan on neil ootel, valimiste eelselt on ta just nagu maha vaikitud, aga teadmine, et sellega jätkatakse siis täie võimsusega ja kohe, kuna nende aeg hakkab vägisi otsa saama, me oleme suutnud seda Saaremaal venitada, meil need planeeringud ei ole veel selles järgus nagu mitmel mandri kohaliku omavalitsuse juures. Meil on head eeldused, et see päriselt ära hoida. Aga noh, kui vähegi veel kellelgi võimalus antakse, siis nad oma ärihuvidest lähtuvalt tahavad neid plaane veel edasi lükata ja veel jätkata tähendab kiiresti pärast kohalike omavalitsuste toimumist. Ja teine oluline moment selle tuugenite ja liinide puhul on need planeeringud. Umbes niimoodi, et mis see planeering on, me teeme. Aga kui me võtame planeeringu maksumus on suurest ehitusest rohkem kui 10% ja ehituse maksumus on rohkem kui miljard, siis 100 miljonit meie oma riigi raha kanditakse selle sama planeeringute kaudu juba kuhugi, kuhu me seda ei tahaks suunata. Meie eesmärk on peatada kohe ka need planeeringud ja suunata see raha nendeks vajadusteks, mis meil tegelikult vaja on. Nii et väga lihtne on valimistulemuse järel küsida koalitsiooni osapooltelt, kes on meiega ja teha siis ka ühine poliitiline avaldus, mis meid liidab, et valijal oleks selge, kes on kes. Ja, ma võin kommentaariks nii palju juurde öelda, et olles siin olnud peale viimast KOV valimist Kihelkonna osavallakogu liige ja siis Saaremaa vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige, et ma olen korduvalt puutunud kokku selle nähtusega, kus nii-öelda sellise illusoorse kaasamisega. Et mis tuuakse, eks ole, siis surutakse kõigil nina alla ja näidatakse, kuidas siis kohalikud kogukonnad on kaasatud ja siis tulevad jällegi mängu need samad nii-öelda kaaperdatud osavalla kogud, et mis on siis, kus on ülekaalus siis selle praegu valitseva võimukoalitsiooni esindajad. Ja siis, kui tuleb jälle siis see keskvõimu nii-öelda selline küsimus või siis selline ettepanek, mis vajab kas siis kinnitamist või ümberlükkamist, et ei ole ühtegi korda, kus Kuressaare siis nii-öelda Saaremaa vallavalitsuse mingisugune otsus oleks tagasi lükatud kohaliku osavalla valitsuse poolt ja et ma kutsukski inimesi üles sellele, et lõhkuda selline illusoorne kaasamine ja nii-öelda selline illusoorne rahva tahte järgimine, et saate nüüd tuleval kohaliku omavalitsuse valimistel muuta seda olukorda. Ja see muidugi eeldab ka sellist teadlikkuse tõstmist, eks ole, et sellistes olulistes küsimustes, et see eeldab olulist teavitamist ja sellise teavitamise peaks tooma eelkõige ka vallavolikogu tasandile, et vallavolikogu liikmed ei oleks siis ütleme ära lobistatud mingisuguste huvigruppide poolt, saades ainult ühekülgset infot ja kui neil esitatakse ilustatud pilte millestki, eks ole, võtame näiteks kas või selle sama tuuletööstuse, tuuleenergeetika, siis seal peaks olema tasakaalustavaks komponendiks juures ka, kuna Eesti riiklik poliitika, eks ole, soosib sellist tuuleenergia arengut, siis peaks olema ka siis inimeste, kes on siis kas aktivismi korras teinud korraliku kodutöö ja uurimistöö, et nendel antaks ka siis nii valla tasandil kui ka ütleme siis kogukondade tasandil sõna, mis võiks olla lahendatud siis kas infotundidena vallavolikogus, infotundidena rahvakoosolekutel, eks ole, et kus saavad mõlemad pooled sõna. Praegu see on väga ühekülgne, kui siin on käinud siis need tuuletööstuse arendajad oma sõnumit toomas, eks ole, et nüüd algatame kas keskkonnamõjude hindamise, eks ole, või siis keskkonnamõjud on hinnatud ja tulemused on sellised, siis seal rahval nagu sõnavõtt on väga piiratud. Et see peab muutuma ja EKRE pakub seda.
Ja ma toon veel ühe näite, kui ma siin rääkisin rahvusvahelisest koostööst, eks ole, me nüüd võrdleme aktiivselt erinevate meie lääneriikidest partnerite kohalike omavalitsuste korraldust ja ka seda info edastamise seaduseid. Kui meil on täna Saaremaa valla leht, siis see kajastab ainult koalitsiooni seisukohta. Seal puudub opositsiooni veerg täielikult. Aga Saksamaal näiteks enamikel liidumaadel on niimoodi, et kohaliku omavalitsuse info levitamisel on kohustuslik panna sinna ka opositsiooni seisukohad. Sellesse samasse lehte. Kui me läheme nüüd riigi tasandile ja vaatame, millise propagandameedia all me elame, siis on ju selge, et minu arvamusi te tõenäoliselt ühestki ajalehest lugenud ei ole. Või kui mõne niisuguse riikliku tähtpäeva puhul ma mõne Vabaduse ausamba juures midagi sellist poliitkorrektset ütlen, et siis võib see lause sinna jõuda, aga arutelusid meie poliitilise korra või alternatiivide üle meie meedia ei riiklikul ega kohaliku omavalitsuse tasandil ei kajasta. Ja see on ka tegelikult seotud nende reeglitega, mis sellele on kehtestatud, eks ole. Nii et me kavatseme ja anname siis ka lubaduse opositsioonile tulevikus ka sõna anda, juhul kui me koalitsiooni pääseme, sest et ilma sellisest aruteluta ühepoolset võimu teostada me ka ei kavatse. Et selleks, et rahvas üldse uuesti iseseisvuseks vajaliku mõtlemisvõime ja otsustusvõime tagasi saaks, tuleb seda dialoogi avalikult pidada. Milliseid programmipunkte me pole veel maininud, et siin on tegelikult just välja tulnud, ütleme niimoodi, selline verivärske programm, mis teie lehele ka sinna üles pannakse, aga kui sinna vaadata, mida te siit nagu kõige rohkem esile tõstaksite? No meil on olulised punktid kirjas sellepärast, et me saaksime siis nii-öelda koalitsiooni läbirääkimistel millelegi tugineda ja me peame ka kohe tunnistama, et me peame nüüd kaaluma meie liitlaste huve. Hea, kui meil on koalitsioonipartneriks valimisliit saarlased, nende programm on meil selge, meil erisusi omavahelisi vastuolusid sisuliselt ei ole. Nüüd, kui on keegi, kes tuugenite teemal tahaks neid kindlasti oma programmi lisada, siis me ilmselt koalitsiooni temaga moodustada ei saagi. Aga ülejäänud punktides, majanduse punktides ja hariduse punktides ja seal võib meil isegi olla hulk üksmeelseid otsuseid. Ja meie siis selles programmis on 3 osa, üks on selline üldine ja kokkuvõtlik, teine on Saaremaa majanduse arendamiseks tehtavate otsuste loend ja 3. on siis valla poliitilise kultuuri ja koostöö arendamise juhised. Et see poliitiline kultuur selgelt vajab parandamist, sellest me oleme siin rääkinud, aga nüüd majanduse arendamiseks, mis siis võiks olla Saaremaa roll, et me oleme siin juba aastaid pakkunud sellist võimalust, et Saaremaa võiks olla Eesti strateegiline tagala piirkond, mis tähendab siis ka riigikaitseliste vahendite suunamist selleks, et Saaremaa oleks kaitstud, selleks, et meie Saaremaa haigla oleks eelisarendatud, selleks, et meil see nii-öelda helikopteri võimekus, päästevõimekus ja ka Saaremaa sadamate võimekus oleks, et näiteks kui meil on riigikaitses ette nähtud, et meil on liitlased, kes meile saaksid kuhugi appi tulla, siis kuhu nad tulevad. Üle Saaremaa kulgeb meie õhukoridor, mille kaudu nad saavad lennates tulla, aga mere kaudu oleks neil vaja ühte niisugust turvalist sadamat, kus oleksid ka varude laod, nii kütuse kui toiduainete laod ja see kõik nende investeeringute kaudu võimaldab meil Saaremaal saada 100 uusi töökohti. See on oluline, eks ole. Me ei tahaks suugi näha riigikaitse eelarvet suunatud ainult pommidesse ja rakettidesse, mis ei olegi meil kohale jõudnud, sest et võib-olla Ukraina vajab neid esmalt, aga meie raha on ära kulutatud. Me näeme seda otsust Euroopas, et kui tõsta riigikaitsekulud 5%, siis kuni 3,5% läheb otseselt sõjaväele, aga 1,5% sellest peaks minema siis elanikkonna kaitseks. Eks ole. Ja nüüd selle elanikkonna kaitse teema toomisel on väga oluline märgata nüüd 2 viimasel päeval või 1. oktoobril ja siin ka eile pealkirju meie päevalehest ja Delfi ärilehest, kus siis on lõpuks avalikkuse ette toodud need mured, mis meil riigikaitses on, et need võiks ette lugeda ja siis me saame öelda, milliseid lahendusi me Saaremaa sellele pakume. Ja no siin on artikkel, mis tegelikult on drastiline. See ütleb seda, et kui mees rindel sureb, siis jääb pere võlgadesse. Riik tühistab rahuaja hüvitised, kindlustus peseb käed puhtaks ja minu lemmik
musta huumori sõber, nagu ma olen, on absoluutne nii-öelda punkt, puent selles loos, see viimane lõik siin, mis on tegelikult traagiline. Ainus ja traagiline erand on siis see, kui elukindlustus välja makstakse inimesele, on see, kui ta teeb enesetapu enne rindele minekut, kujutate ette. Ma loen selle ette siit, keset rusuvat pilti on aga üks erand, kuidas siis saaks nii-öelda selle reaalse kindlustuse, elukindlustuse kätte, on see, et mõlemad kindlustusseltsid kinnitavad, et kui kindlustatus sooritab enesetapu, makstakse hüvitis välja eeldusel, et kindlustuslepingu sõlmimisest on möödunud 2 aastat. Ehk siis 2 aastat tuleb enne sõda tuleb sõlmida kindlustusleping ja siis enne rindele ennast ära tappa, siis saab pere natukene raha, millest edasi elada. Siin on öeldud ka seda, et see loob musta stsenaariumi, kus mobilisatsioonikutse saanud pereisa võib kaaluda oma elu võtmist, et tagada perele vähemalt rahaline kindlustunne ja päästa nad laenukoormast. Et no see on ikka täiesti uskumatu tekst. Sellised artiklid ei ole EKRE poolt, see näitab, kuhu meie tänane võimukoalitsioon on jõudnud ja selleni, et siiski ka nüüd peavoolumeediasse on jõudnud sellised artiklid, näitab, et nad on hakanud mõistma, kui ummikus riik tegelikult on, et näitame siis eilse Päevalehe artikli ka ära. Nii, siin on Päevalehe artikkel, mis siis ütleb seda, et Eestit kaitsvate sõdurite peresid ei tohi üksi jätta ikkagi, et Päevaleht võtab ka siis sellise positsiooni, et päris niimoodi ka ei saa. Võtame nüüd selle konteksti, kus need artiklid nüüd ilmusid siis eile ja 1. oktoobril alles äsja, et nüüd värskelt tuli uudis, et valitsuskoalitsioon on suunamas siis Riigikokku seaduseelnõud, mis on väga mahukas, mida valmistati seni ette seaduseelnõuna nimega VOS ehk valmisoleku seadus. Nüüd on teda muudetud tsiviilkriiside ja nii edasi nimetuseks ja siis väidetakse, et seda nimetust tahetakse veelgi muuta. Aga mida siis see seadus endaga kaasa toob? Igavese hulga uusi kohustusi, mida ei ole seni julgetud kehtestada rahapuudusel ei kohalikele omavalitsustele, meil on kohalike omavalitsuste valimised tulemas, kohalikel omavalitsustel puuduvad seni seaduslikud kohustused kriisi ja sõja ajal oma elanikke aidata. Selge on, seda oleks vaja. Aga nüüd sellisel kujul, eks ole, et rahvas tegelikult jääb kaitseta. Et raha selleks tegelikult ei ole. Hukkunud sõduri omastele sentigi maksta plaanis ei ole. Ja kui ta läheb ka kodunt ära, siis ta jääbki ilma rahata. Et need olukorrad vajavad lahendamist, see on keegi, meie ajakirjandusest on sellest aru saanud, aga meil on lahendused olnud selleks juba aastakümneid, mida ei ole sinna seadusesse sisse kirjutatud. Ja me oleme siin Antiga mõlemad Saaremaa Kaitseliidu liikmed, ma olin kunagi siin Saaremaa maleva pealik ja meil on see valmisolek tegelikult kogukonna tasandil on olemas. Aga seda ei ole seadustatud, eks ole. See, kuidas vanemad aastakäikude Kaitseliidu liikmed, naiskodukaitse liikmed saavad peresid aidata ja kuidas vald saaks ka osaleda. Aga veel üks huvitav asi, miks seda ei ole, eks ole, kui me nüüd vaatame, et meil on võimul Reformierakonna ja ütleme siis sotsialistide koalitsioon. Ja mitte keegi nendest ei ole Kaitseliidu liige ja neil huvi puudub vabatahtlikult niisuguseid plaane teha, seadusega kohustust ka ei ole, siis ei olegi midagi tehtud. Eks ole. Soovitatakse peredel nagu ise hakkama saada. No nii ei saa. Eks ole. Aga sina kaitseliitlasena, Anti, millist sõnumit see sinule nagu edastab? Et see on muidugi täiesti ilmselge, millist ta edastab. Aga kuidas sa kommenteeriksid sellist asja? No, ma tooks ühe näite riikliku varude keskuse laoseisust, mis annab väga ilmeka pildi sellest, et kuidas riik on siis valmistunud kriisiolukorraks. Ja see puudutab puhtalt siis toiduvarusid. Ja varude keskuses on umbes 10% Eesti elanikkonnast 30 päevaks toiduaineid, ütleme siis päevase kaloraasiga 1800 kilokalorit, mis ei ole ka nagu piisav ühe inimese normaalseks toitumiseks, aga enam-vähem. See annab väga selge pildi sellest, millisel määral Eestis ollakse valmis kriisiolukordadeks.
tekitab ka lisaküsimuse, kes on need 10%, kellele need varud on määratud, eks ole, ja kus need varud on, et kas need on teatud väga strateegilises kohas, kuhu need 10% saavad ilusti ligi, eks ole. Ja. Et täiesti, Eestis puudub siis kriisiolukordadeks toimivad lahendused ja elanikkond on praegu kaitseta, aga nii kui Kristjan välja tõi, et Saaremaal on siis nii kogukondade ja Kaitseliidu koostöös ja on loodud selline elanikkonnakaitse võrgustik ja see on kogu aeg edasi arendamisel, eks, et parandada seda elanikkonna kaitset ja turvalisust kriisiolukordades. Üks suur temaatika on see, mida me tegelikult osaliselt juba puudutasime, aga ikkagi nagu tasub mainida seda, on see otsedemokraatia temaatika, et kuidas seda EKRE plaanib kohalikul tasandil siis niimoodi edendada, milliste vahenditega, milliste küsitlustega, millisel viisil? No kõige lihtsam asi on muidugi olemasolevates seaduslikes piirides, eks ole. Selleks me siis nagu eelmiste valimiste järel sain mina Saaremaa vallavolikogu liikmeks, siis me tegime kohe eelnõu elanike küsitluste korraldamiseks Saaremaa vallas. Ja sinna kirjutasime sisse sellise lähtekoha, et Saaremaa valla elanike huvidele vastavatel teemadel. See oleks ka täiesti seaduslik. Aga kuna valla valitsusel puudus huvi neid küsitlusi korraldada, siis nad tegid alternatiivse eelnõu, mis siis suruti läbi. Ja see oli kirjas Saaremaa valla pädevuses olevatel teemadel. Ja nagu me teame, seda kriisivalmiduse loomist näiteks ei ole pädevusse antud. Kuna seda seadust pole, siis oli hea mugav, et neid teemasid üldse mitte päevakorda võtta. Ja nad tegid elanike küsitluste korraldamise seaduse selleks, et neid mitte korraldada. Eestis on umbes 9 omavalitsuses oli sellel ajal elanike küsitluste korraldamise eelnõud tehtud, aga praktiliselt mitte üheski omavalitsuses ei ole neid tehtud või kui siis Tallinna linnas 2 mingisuguses äärmiselt tühises küsimuses, mingisuguse tänava või mingi tee tegemises, mida saaks osavalla tasandil. Et nagu reaalselt meie tehtud eelnõud lihtsalt ei võetud üldse päevakorda, selle asemel võeti vastu teine eelnõu, mille täitmist ei olnud kavas. No kui me saaksime rahva toetuse, siis me sellised seaduslikud raamid nende küsitluste ja hääletuste puhul muidugi anname kohe uuesti sisse ja võtame vastu. Ja saamegi teha. Et tehniliselt on kõige lihtsam muidugi rahvaküsitlusi korraldada valimistega paralleelselt, siis ei ole täiendavaid kulusid. Eks ole, aga me valimisi on iga paari aasta tagant Eestis mingisuguseid ja nendega koos siis saaks seda ka edukalt teha. Ja nüüd ennem väga kiirustades ei saa ka ühtegi küsitlust nagu läbi viia, nii nagu Anti ütles, et inimesed tuleb kõigepealt informeerida, need tuleb harjutada ja kõige lihtsamaid hääletusi ja otsuseid samamoodi nendel kõige esmase tasandi valitud kogude tasandil, nende osavallakogude tasandil või kooli hoolekogude tasandil, kus eks ole lapsevanematel peaks olema nagu õigus otsustada, mis seal koolis toimub, aga need üksikud lapsevanemad, kes on reeglina hoolekogusse valitud, kuulavad ära, mida õpetajad ja direktor räägivad ja kas neil üldse diskussiooni käigus tuleb ka mõni ettepanek, aga nad ei kontrolli olukorda. Et see peaks olema ju vastupidi, et valitud kogul peaks olema kontroll selle üle, mida täidesaatev võim teeb ja neid otsuseid tuleb teha siis vastavalt rahva tahtel ja loomulikult tuleb rahvaga nõu pidades seda teha, nii et Saaremaal nende rahvaküsitluste ja elanike nii-öelda rahvaalgatuste korras me oleme seda juba harjutanud, aga et me jõuaksime tagasi sinna või ütleme siis edasi sinna, kus me tahame jõuda, kus teadlikul kodanikul ongi harjumus oma arvamust kaasa öelda, see on eesmärk. Aga sinna me kohe ei jõua, see vajab sihipärast teavitustööd. Ja see on veel plaanis. Nii et kui me selle küsimuse kokkuvõtteks tahame öelda, et mis me siis teha saame, lisaks sellele, et me teeme Saaremaa valla tasandil midagi, läheme me siit, nagu ma ütlesin, Toompeale ja teeme koostööd EKRE Riigikogu fraktsiooniga, teeme ka teiste fraktsioonidega koostööd, kes on valmis ja need eelnõud ka selle probleemi lahendamiseks on meil juba valmis. Meil on kaasa võtta täna need eelnõud, millega neid probleeme lahendada. Ma tooks nüüd selle sinu küsimusele vastates ühe näite otsedemokraatia toimimisest ja harjutamisest Kihelkonna alevikus. Et vallavalitsuse poolt tuli järsku teade, et on väljastatud ehitusluba Telia uue mobiilimasti püstitamiseks Kihelkonna aleviku piirile. Ja
osavallakogu siis, mis on, ütleme siis, kas läbi sugulussidemete või läbi rahaliste sidemete valdavalt seotud keskvõimuga. Sealt tuli, käed püsti, poolehoidja, hurraa, eks ole, et paremat asja enam ei saa olla. Mina arstina tean, et mobiilimastide kiirgus ja tehnoloogia, mille nad töötavad, kahjustab inimeste tervist ja seda kinnitavad väga arvukad teadusuuringud, teadlaste pöördumised nii Maailma Terviseorganisatsiooni kui ka riikide valitsuste poole vähendada neid kiirgustasemeid. Ma püüdsin korraldada kihelkonna alevikus kohalikus sotsiaalmeedias teavituskampaania. Teavituskampaania sai otsa sellega, et kohalikud sotsiaalmeediagrupi administraatorid panid minu siis selle konto kinni. Ja siis ma otsustasin, et ma selgitan inimeste meelsuse ja arvamuse välja teistmoodi, käies ukselt uksele, kogudes allkirju. Ja umbes siis kihelkonna 300 elanikust 200 ma sain allkirja selle uue masti püstitamise vastu. Mõned üksikud olid need, kes ei tahtnud üldse allkirja panna või olid selle poolt. Ja siis, kui toimus rahvakoosolek, mis oli välja kuulutatud, kuhu tuli Telia esindajad, rahvas ja ka maaomanik, sai siis selle otsedemokraatia avalduse, selle rahvaküsitluse tulemused välja toodud. Ja ma ütleks ka tänusõnad maaomanikule. Maaomanik oli kihelkonna Mihkli kogudus ja kirikuõpetaja kiriku koguduse juhatuse otsusel peale seda koosolekut siis lõpetati see projekt. Ja see on ilmekas näide tähendab sellest, et kuidas otsedemokraatia töötab ja saab positiivse lahenduse ja kuidas inimesed, ma nägin ka seda, et mida rohkem tuli allkirju, kuidas see inimestele mõjus, kui nad vaatasid neid allkirjade lehti, mida rohkem neid oli ja et alguses oli see, et mis nüüd mina ja mis see minu allkiri siin loeb, aga kui ma ütlesin, juba näitasin, aga näed, 100 allkirja on ees, eks ole, et 100 inimest on vastu sellele, et kui sina annad ka allkirja, et kui me kõik oleme vastu, et siis ei saa ju sellist asja siin teha, meie alevikus, eks ole. Ja et ma kutsun inimesi üles, eks ole, et harrastage otsedemokraatiat oma kodus, me saame selle viia siis ütleme siis valla tasandile, ka riiklikule tasandile, eks ole. Ja see on see, mida me kavatseme jätkata. Kui me saame võimule, eks ole, siis me saame seda läbi viia mastaapsemalt, organiseeritumalt. See on see, mida sa Anti räägid, on suurepärane näide tegelikult sellest, mida sina Kristjan rääkisid, ehk selle otsedemokraatia harrastamisest, ehk siis harjutamisest, eks ju, et kui inimestel puudub see kogemus, et nad üleüldse saavad midagi mõjutada, siis seda toimimist ka ei ole, nad ei usalda ennast. No me ainult ei trüki loosungeid, eks ole, teeme ka. Täpselt. Ja nii nagu alguses öeldud, et meie sõnad ja teod lähevad kokku. Valige EKRE-t, eks ole, võite kindel olla, et meie sõnadel on kullakate. Ja kui nüüd võtta selle mudelite mõistes, nagu majandusmudelid või juhtimismudelid või me oleme sellel teemal saanud piisavalt ettevalmistust ja pidanud ise ka õpetama, aga kui on üks organisatsioon, meil on umbes 20 töötajat, siis ta on nagu maksimaalselt efektiivne, sest et tema sisemiseks korralduseks kulub kõige vähem energiat ja enamuks läheb väljundisse, ehk siis toodangusse või tegevustesse. No kui on juba üle 80 töötaja, siis hakkab jõudma enamus läheb sisemistesse korraldustesse, inimeste nii-öelda koosolekute pidamisse ja varsti enam nagu väljundisse ei jõuagi. No Saaremaa vallas on 1700 palgalist inimest. Enamik osavallakogude juhte ja muid peavad sõitma või osavalla teenuskeskuste juht. Hommikul esmaspäeval või mõnel muul päeval koosolekuga Kuressaarde, eks ole, seal siis asjad venivad, kellegi ühte teemat arutatakse, teise teemani võib-olla ei jõuta ja nii edasi. Et nagu väljundisse kas üldse jõutakse. Et selles mõttes ongi mõistlik see ületsentraliseeritud struktuurid taas teatud optimaalsele tasandile detsentraliseerida ja meie kihelkondlik elukorraldus ehk need vallad, mis olid kihelkonna piirides seni, mis on praegu osavallad, no neile otsustuspädevuse andmine sammhaaval on see õige tee, sellepärast, et seal tasandil saabki need kohalikke otsuseid teha ja mingit rahva kaasamist Kuressaare linna keskelt ei ole võimalik teha, sest et 32 000 inimest sa ei saa nendega lihtsalt nõu pidada. Nende hulgast muidugi on otsuse tegijaid ja mõjutajaid vähem kui see 32, aga siiski, eks ole, see, et nii-öelda esmasel külatasandil valige kõigepealt endale külavanem ja siis külade piirkonnale valige üks külavanematest enda piirkonna esindajaks
nii nagu olid külakoolid mitme küla peale. See selline meie sajandite jooksul kujunenud kultuur on aluseks, millest lähtuda ka edaspidi ja kõikvõimalikud poliitilised voolud ja uued üleskutsed on niivõrd ajutised, et tuleb mõista, et see, mis meil praegu lehes kirjutatakse, on hetke ja järgmisel hetkel on juba järgmine hullus. Aga kui me oleme oma traditsioonidest kinni ja lähtume niisugusest elu jaatavast õpetusest, siis need ei puhu meid pikali need tuuled ja me jääme nagu püsti ja elame ka need kriisid üle. Et vastasel juhul me lihtsalt hävime rahvana. Et see, millest me räägime, on ellujäämise õpetus. Jaa, seda kahtlemata. Et mul on igal juhul suurepäraselt hea meel, et saite siia saatesse tulla rääkima seda juttu ja ma soovin muuseas teile suurt edu Saaremaal, et te jõuaksite ilusti vallavalitsusse ja teeksite kõike seda, mida oma programmides olete ette näinud. Ja eks me siis püüame leida ka meiega samuti mõtlevaid partnereid ja liitlaseid, sellepärast, et me keegi ei ole diktaatorid ja läbirääkimisteks oleme me tõesti valmis. Et läbirääkimised ei pea lõppema siis ju sellise kompromissiga, millega me oma eesmärgid kaotame, vaid ikkagi sellise sisulise koostöö lahendina, mis meie eesmärke täita võimaldab, et me ei kavatse alla anda. Aitäh, Andi Kukkela, Kristjan Moora siia Objektiivi stuudiosse tulemast ja jõudu! Aitäh kutsumast! Aitäh.